Tere hommikust ja tere tulemast kuulama veebiseminari Võida vaba aega koostöös Merit Palga ja Jesteriga. Mina olen Annike Käsi, olen tänase veebiseminari moderaator ning minuga on täna siin Jaanus Nestra, kes on siis Jesteri eestvedaja ning Annika Traks, kes on Meritis siis finantsjuht, kuid lisaks ka Merit Palga vanemkonsultant ehk siis käepikendus arendusmeeskonna ning klienditoe vahel. Nii et võimalik, et mõlemaga olete te juba varasemalt kokku puutunud. Tänase veebiseminari kestvus on 1,5 tundi. Alustuseks siis me viime läbi demo, et demos siis räägime läbi, kuidas lisada Merit Palgas uusi töötajaid, millist infot on võimalik Merit Palgas töötajate kohta hallata, mis juhtub töötajatega edasi Jesteris, kuidas liiguvad puhkuse avaldused Merit Palka ning räägime ka töökatkestuste arvestusest. Otse loomulikult me salvestame veebiseminari ning circa nädala jooksul saadame selle ka kõigile registreerinutele. Nii et saate rahulikult omas tempos veebiseminari uuesti üle vaadata. Aga võimalik, et kui Jaanus on eriti tubli, siis juba selle nädala jooksul saate te salvestuse. Ning nüüd seni, kuni veel kogunevad kõik inimesed, siis tahaksime teile teha ka väikse küsitluse, mille oleme ette valmistanud, et paremini teada tausta siis, kes meil täna siin on. Et esimene küsimus on, milliseid programme te hetkel kasutate. Merit Palk, Jester, mitte kumbki, kuidas töötajate personali infot haldate. Excelites, Merit Palgas, meil ei ole head lahendust, eraldi personali arvestuse tarkvaras. Kuidas hetkel puhkuse avaldusi teete, paber ja pliiats, e-kiri, Word, Exceli vormil, kasutan digitaalset avalduste tegemise tööriista. Võite chati panna ka, et kui keegi kasutab seda digitaalsete avalduste tegemise tööriista, et mis tööriista te kasutate. Kui mitu inimest töötab teie ettevõttes, kuni 30, 30 kuni 99, 100 kuni 199, 200 kuni 299, 300 kuni 399, 400 kuni 499, rohkem kui 500. Nii et laseme siin mõned minutid küsimustikul üleval olla, et kõik saaksid kenasti koguneda siia Zoomi sisse ja siis ka küsimustele vastata. Selle veebiseminari salvestuse lisaks sellele, et saadetakse kõigile registreerinutele, Meriti poolt me kindlasti jagame seda Meriti Facebookis, me lisame selle Meriti kodulehele ka. Ja lisaks kindlasti lisame ka programmidesse, nii et saate silma peal hoida. Nii, ma arvangi, et laseme veel 10 sekundit olla sellel küsitlusel ja siis vaatame juba tulemusi. Nii. Ja nagu näha, siis 68% on Merit Palga kasutajad, 2% on Jesteri kasutajad, nii et väga põnev. Ma väga ise soovitan Jesterit, et ma tunnen, et me oleme Meritis nüüd mõned aastad Jesterit kasutanud ja see on teinud oluliselt mugavaks kindlasti Annikaga finantsjuhide, aga ka töötajatel on väga palju mugavam enda puhkuseid kirja panna ja hoida silma peal ka puhkuse saldol. Ja samas on väga suur protsent, kes ei kasuta veel kumbagi programmi. Siis 37% haldab töötajate infot Excelis, 49% Merit Palgas, 30% ei ole head lahendust, loodetavasti pärast tänast veebiseminari juba on ja 5% eraldi personali arvestuse tarkvara. Puhkuse avaldusi teeb 32% paberil pliiatsil, 33% e-kirja teel, 44% Wordi ja Exceli vormides ja 11% kasutab digitaalset avalduse tegemise tööriista.
ja kõige rohkem on kuni 30 töötajaga ettevõtteid, mis on igati loogiline, sest Eestis on kõige rohkem selliseid ettevõtteid. Aga aitäh minu poolt ja ma annan sõna üle Jaanusele. Tere hommikust, minu nimi on Jaanus Nestra ja mul on väga hea meel, et meil on nii palju potentsiaali veel teile pakkuda teenust, nii et te saate teha enda töövooge veel natukene paremaks. Mida teeb Jester? Kui 68% kasutasid Meritit, siis Jesterit päris vähe. Nii ma tutvusin, mida Jester teeb. Jester aitab teid teha väga palju erinevaid töövooge digitaalseks. Puhkused on kõige populaarsemad, eriti praegusel hetkel, kus on puhkuse graafikute loomine, siis see on ületamatult praegu kõige populaarsem teema. Aga töötajate avaldused, anda märku, et mul muutus näiteks pangakonto, nii et töötajad saavad teha siukese avaldusi, kuluaruanded, lähetusi, sõidupäevikuid või te saate Jesteris ka hallata erinevaid juhendeid, kas või töötajate ohutusjuhendeid ja töötajad saavad need Jesteris lugeda, kinnitada, nad on lugenud neid ja teil on alati ülevaade, mis siis nendega on töötajad teinud. Nii et Jester on väga mitmekülgne. Aga tänases demos me alustame sellest, kuidas Meritpalgas luuakse uusi töötajaid ja kuidas Meritpalgas saab töötajate infot hallata. Nii et ma annan Annikale üle sõna, nii et here we go. Aitäh! Ja nagu Annik ütles, siis mina olen Annika ja üks osa minu tööst on Meritpalk, mida ma tõesti jumaldan. Ja ma loodan, et ma suudan seda teile siis ka edasi anda, kuid ma nägin, et päris paljud on juba Meritpalga kasutajad ka, aga mõned siiski veel ei ole. Ja täna ma ei tutvusta kindlasti tervet programmi, aga keskendun siis sellele ühisosale, mis meil on Jesteriga, ehk siis töökatkestused. Ja võib-olla veel Jesteri ja Meritpalga koostöö siis omapoolse kogemuse täienduseks see, et ma just vaatasin, et 12. jaanuar saatsin ma laiali kirja meie töötajatele, et palun siis lisage oma puhkuseaja graafikud ja osakonnajuhid palun kinnitage need ja töötajatel oli tähtaeg jaanuari lõpp ja osakonnajuhtidel oli siis see täna, aga meil oli juba tegelikult, ma ütleks, minu meelest oli juba 3 päeva hiljem, kui ma selle kirja saatsin, puhkuse graafik selleks aastaks koostatud tegelikult. Seega väga kiire kõik. Aga ma jagan oma ekraani ja hakkame siis vaatama, et kuidas see koostöö toimib. Ja nii. Pean kahjuks korraks lahkuma, kuna mul on uus arvuti. Ja ma pean lihtsalt ühe seadistuse lubama, seega ma olen kohe tagasi. Ma võib-olla räägin nii kaua Meriti ja Jesteri vahelisest infovahetusest. Meil on Meritiga väga hea koostöö olnud ja integratsioon samamoodi ja see on väga lihtne külge panna. Nii et selles hetkes, kui meile tuleb uus klient, ütleb, ma tahan nüüd Meritpalgaga koos Jesterit kasutada, lähevad mõned minutid, kui me saame seda juba võimaldada. Ja mis informatsioon liigub? Kõik töötajad, kes on Meritpalgas ja keda soovite, et tuleksid Jesterisse ja saaksid Jesterit kasutada, tulevad automaatselt ja samamoodi nende osakonnad. Töötajad saavad siis Jesterisse sisse logida, te ei pea ise käsitsi ühtegi kasutajat lisama ja kui töötaja läheb ära teilt töölt ja Meritis te märgite, et tema tööleping on nüüd lõppenud, siis ta läheb Jesteris ka mitteaktiivseks. Ja kasutajahaldus on kõik automaatne. Puhkusesaldo, mis on põhipuhkus enamasti, tuleb automaatselt ka Meritpalgast ja seda sünkroniseeritakse kogu aeg sealt. Nii et ka saldod on olemas. Neid saldos, mida Merit ei võimalda meil saada, mida hetkel Meritis veel ei ole, need saab Jesteris lisada. Nii et näiteks kui õppepuhkuse saldot tahate töötaja lisada, saate Jesteris seda teha. Mis liigub veel Jesteri ja Meriti vahel? Kui töötaja on teinud puhkuse avalduse, see on ära kinnitatud tema juhi poolt
siis see liigub samamoodi Yesterisse automaatselt Meritisse. Ja kui me räägime põhipuhkusest, on päris lihtne. Meil on kohe automaatne ühendus, aga kui ettevõttel on natuke erilisemaid puhkuseliike, näiteks staažipuhkus või talvepuhkus või ükskõik missugune puhkuseliik, mida soovite ka, et Meritis oleks, siis me saame ka neid seadistada. Ja näiteks kui teil on talvepuhkus ja soovite, et see liiguks Meritisse, on võimalik, et te jätate lihtsalt Yesterisse, ta ei liigugi edasi Meritisse. Siis sellisel juhul tegelikult on võimalik panna Yesteris paika, mis Meriti töökatkestusele ta liigub. Näiteks talvepuhkus võiks liikuda muu töökatkestusele või töökatkestusele, mis on siis tööandja poolt lubatud. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga selle puhul ta lihtsalt teeb tavapärase siis puhkuse arvestuse. Nii et see integratsioon on kõik automaatne. Ja toimub vastavalt kliendi soovile, aga enamasti iga tunni aja tagant. Te ei pea ise mitte midagi tegema. Ja Yesteris on ka kohe näha, mis puhkused on juba liikunud Meritisse ja kui ta millegipärast ei ole liikunud, mis selle põhjus on. Ja ma olen üritanud teha seda teie jaoks võimalikult lihtsaks. Ma näitan seda ka Yesteris, kuidas see kõik võiks toimuda. Nii, kui me räägime näiteks puhkuse graafikutest, ma näitan teile neid samamoodi, siis natuke etteruttavalt. Yesteris on võimalik teha puhkuse graafikud, mis on aasta alguses töövoog, mida siis aasta keskel enamasti ei tehta. Ja teine võimalus, kus puhkuseid teha, on lihtne puhkuseavaldus. Ja saate seda teha nii telefonis kui arvutis. Puhkusegraafik tehakse aasta alguses valmis. Ja puhkusegraafik sellisel juhul, kui ta on aasta alguses ilusti valmis tehtud, talle juhi poolt kinnitatakse. Seda on graafikul kõigil alati näha. Ja 2 nädalat enne puhkuse algust tuleb töötajale uuesti meelde tuletada, et sul algab nüüd puhkus 2 nädala pärast ja tal on võimalik valida, kuidas soovib puhkuseraha saada. Ta võib märkida seal, et soovib saada enne puhkust või koos palgaga. Ja kui ta soovib saada enne puhkust ja kinnitab selle ära, siis saab teie finantsinimene ka Yesteris automaatselt selle kohta ülesande. Palun arvestada näiteks Marikale puhkusetasu ja saab Meritis selle ära teha. Okei, aga siis nüüd teeb Annika jagamise ja tutvustab natuke Meritit ja siis läheme ka Yesteri juurde, näitan ka visuaalset Yesterit. Nii, peaks olema näha minu ekraan. Tee natuke suuremaks, ta on päris väike. Kohe. Pole ammu webinari teinud, seega olen siin natuke tehniliselt edas. Aga nüüd te kõik peaksite nägema minu ekraani, vast on okei suurus ka. Ja hakkame siis pihta, et vaatame, mis on oluline selleks, et need 2 programmi omavahel ühendada. Ja ma natukene siis näitan ka võimalusi üleüldse. Et kust üldse pihta hakata nii sellel puhul, kui te teete koostööd Yesteriga või kui te lihtsalt hakkate Meritpalka kasutama, siis mõlemal juhul tegelikult töö algab alati nagu isikuandmetega, et väga palju seadistusi ei pea meil tegema enne, kui te tööd alustate, et me oleme selle hästi lihtsaks teinud, et tegelikult kui te lisate uue ettevõtte programmi või kui te teete alles oma kasutajat, siis ainus, mis me küsime teie käest, on see, et millal on teie ettevõtte palgapäev, et selle ümber käib väga palju seadistusi, see on hästi oluline juba 6 kuu tasude tabeli siis koostamiseks, sotsiaalmaksu arvestuseks ja veel mõningad seadistused, ehk et see on meie selline
üks seadistus, millest mööda ei saa, teistest me laseme teid kenasti mööda ja saate tegelikult kohe tööga pihta hakata. Ja menüüdest ka hästi lühidalt, et kui te siin natuke ära eksite, siis töölaual on siis kogu selline statistiline pool, et saame ka siit kalendrit vaadata ja näeme, et Katil näiteks tuleb sünnipäev 17 ja samuti näeme ka ära kõik olulised kuupäevad, millal aruandeid esitada. Nüüd büroode jaoks on veel siin näiteks ettevõtete koondvaade ja siit siis näeme ära, kas mõnes ettevõttes on jäänud midagi välja maksmata, millal on koostatud viimane DST. Ärge vaadake, et ma olen väga laisk ja pole üldse neid koostanud, see on lihtsalt üks testimise baas. Ja kasutajate haldamine siis ka siin büroode jaoks. Nüüd siin on 4 erinevat menüüd, tegevuste järgi esiteks jaotatud, ehk et tasude arvestus ongi see pool, kus me kõik tasud arvestame, kus jooksevad kokku ka kõik töökatkestuste tasud. Eraldi menüü siis töökatkestuste haldamiseks, kinnipidamiste jaoks, siin siis me ei mõtle kinnipeetud maksusid, vaid ma alati toon selle näite, et kui Annika joob töö juures liiga palju kohvi, et siis saab selle siin Annika palgast kinni pidada. Ja väljamaksete menüü siis ehk, kus me teeme maksekorraldusi, kus me vaatame väljamaksetega seotud aruandeid ehk siis DST deklaratsiooni. Ja kõik need 4 menüüd on jagatud 8, et jällegi, kui te olete eksinud, siis esimene pool on andmete pool, kus te andmeid nii-öelda lisate, arvestate ja teine on siis aruannete pool, kus te saate erinevaid siis raporteid võtta ja see on siis kõikides menüüdes üks ja sama loogika. Ehk siis praegusel juhul, kui me alustame töötajatest, siis me lähemegi tasude arvestuse menüüsse ja siin me peame neid lisama, siis me teeme seda siin esimeses osas ja me leiamegi siit sellise koha nagu töötajate nimekiri. Siin siis me oleme siin eeltäitnud juba andmeid, et meil läheks täna kiiremini, et me ei peaks puhtalt selle tehnilise poolega aega kulutama, aga kui teil siin on uus ettevõte ja tühjus, siis väga kiiresti saate töötamise registrist siia andmed tõmmata. Et selleks meil on siis siin tööandmete päring. Loomulikult saab ka failist töötajate infot importida, et selleks siis on seal töötamise registris olemas üks ja ainuke CSV fail, mille te leiate kohe sealt, et seal on vist laadi alla või lae alla on selle faili nimi või selle nupu nimi, kus saab selle faili. Aga ma soovitan kindlasti kasutada tööandmete päringut, sellepärast et seda saavad teha ka raamatupidajad, kellel on siis e-maksuametisse ligipääs ja kellele on antud vähemalt raamatupidaja õigused või siis eraldi näiteks ligipääs töötamise registrile. Et selleks siis ei pea olema ettevõtte juhatuse liige, et neid andmeid siia tõmmata. Kui me selle päringu ära teeme, me saame tegelikult päris palju infot juba töötamise registrist kätte. Et võtame siit ühe töötaja profiili lahti, siis mis meil olemas on, kui me töötamise registrist andmed tõmbame? Isikukood, perekonnanimi, eesnimi, siis kõik, mis puudutab maksustamist, mis meil on siis teada isikukoodi põhjal, ehk et kogumispensioni info, töötuskindlustusmaksete info. Nüüd natuke tuleb omalt poolt töötaja andmeid täiendada, aga see ei ole ka väga keeruline, sest et väga palju andmeid on võimalik sisse importida. Kui te nüüd Merit palka veel ei kasuta, kasutate mingit muud tarkvara, siis kindlasti on teil kuskil need andmed olemas, isegi kui te Excelit kasutate, teil on ju need andmed olemas. Ja seepärast ma näitan teile korraks, et menüüs seadistused ja andmete import failist on siis olemas kõik võimalikud impordid tegelikult. Ja millest siis alustada? Et kindlasti alustagegi sellest, et tõmmake töötamise registrist töötajad sisse. Seda saate ka jooksvalt uuendada, et üle kedagi ei kirjutata, et tuleb uusi töötajaid, tõmmake jälle uuesti. Aga andmete importimise all siis dimensioonide import, mis tähendab siis osakonnad, kulukohad, projektid.
ja osakonnad on soovitatav lisada ka sellisel juhul, kui te nüüd teetegi Jesteriga koostööd, sellepärast et Jesteris on võimalik ka töötajaid seal osakondade lõikes jagada, igal osakonnal oma juhid näiteks määrata. Ja siis on hästi mugav, et kui see on juba meritpalka lisatud, siis Jester juba pärib selle osakonna info ja teil on juba Jesteris kõik seadistatud. Siis töötajate kontaktandmete import, et saategi importida emaili, telefoni, aadressi, pangakonto numbrid, pangakonto omaniku nimed. Ja sellest veel nii palju, et mis puudutab just seda ühendust Jesteriga, siis email on hästi oluline, et automaatselt see email liigub siis ka Jesterisse. Miks veel seda töötajate kontaktandmete importi on hea kasutada, et kui teil näiteks muutuvad kõikide töötajate meiliaadresside lõpud, et meil näiteks oli enne merit.ee kõigil lõpus, siis nüüd on näiteks merittarkvara.ee, et me saame selle kiire impordiga kõigile ära vahetada. Lisaks alguses saate importida kõigile maksuvaba tulumäärangud, siis puhkuse kohustuse saldod, algsaldod. Ja seda ei pea siis, kui te juba olete tööd alustanud, te tahate kõikidele neid saldosid korrigeerida, siis saab ka nagu uue algusega uued saldod kõigile importida. Lisaks, kellel on töötajatest mõni vähenenud töövõimega, siis saab ka need määrangud sisse importida mugavalt. Töökatkestuste import on meil ka võimalik, aga kuna te siin olete selleks, et kuulata, kuidas kaks tarkvara koostöös töötavad, siis tegelikult seda ei vaja, sest kõik katkestused tulevad teil Jesterist juba ise sisse. Lisaks, kuna TÖRist tuleb lisaks töötajate andmetele ka lepinguinfo, kuid on puudu palgakokkuleppe, sest TÖR seda ei tea, siis te saate importida sisse ka palgakokkulepped, kui teil on need juba kuskil olemas või näiteks kui 1. jaanuaril töötasud muutuvad või mis iganes ajal, siis saab ka kõigile korraga uued palgakokkulepped importida. Nüüd see tundub hästi võib-olla keeruline, et Excelid ja tabelid, siis siin on nuppjuhendid, mis viib teid kohe meie kodulehele nende importimise juhendite juurde. Iga selle etapi jaoks on eraldi juhend ning lisaks on seal siis zip-fail koos kõikide põhjadega, ehk et te saate alla laadida kõik impordipõhjad ja lihtsalt enda andmed lisada meie põhja ja väga kiiresti importida. Nii, aga lähme siis tagasi töötaja profiilile. Ja võtame siit Mari lahti. Mari on meil alati kõige populaarsem töötaja, keda me siin demome. Ja ma korra näitan veel siin töötaja profiilil ära selle, et pensionikonto number on meil üks uus asi. Miks me selle tõime, et see on siis selle jaoks, et meil on võimalik teha ka kolmanda samba pensionisamba arvestust automaatselt, ehk et tööandjad võivad töötajate eest neid makseid teha. See tähendab seda, et töötaja saab juba aasta keskel seda maksuvabastust rakendada. Mitte siis ei ole nii, et enda netopolgast muudkui maksab ja aasta lõpus saab tagasi. Et tegelikult saab juba tööandja kohe võtta selle maksuvaba teatud tingimustel maha ja kanda töötaja eest jooksvalt juba aasta keskel siis neid makseid. Ja seda me siis saab nüüd automatiseeritult selles mõttes teha, et te saate maksekorraldused siin programmis nii koostada, et need lähevad juba õigesti panka, et ennem siis oli pangas vaja ikkagi seal selgitust täiendada, viitenumbrit täiendada, et nüüd meil on siis selline automaatne lahendus. Kes saab selle kohta täpsemalt teada, siis võtke ühendust meie kliendi toega, et juhendame. Kuid töötaja profiilil on meil ka lisavõimalused, kes veel ei tea, et ma nägin, et päris paljud hoiavad oma töötajate personaliinfot siiski meritpalgas, aga kes ei ole veel kursis, siis meil saab lisada töökogemust, hariduskäiku ja ülalpeetavaid ehk näiteks lapsi. Hästi mugav just jõulude ajal, meil on endal Meritis ka kõik lapsed siia lisatud ja võtsime siis välja aruande, et mitmele lapsele oli vaja kommipakid tellida näiteks. Ja ma ise
esitan ühte statistikaaruannet, kus on vaja siis hariduse lõikes näiteks infot anda, et siis ka hariduskäik on mul ilusti programmis olemas. Lisaks on meil siin võimalik lisada täiendkoolitusi, varasid, siis tervisekontrolli infot ja erinevaid tõendeid. Ja tervisekontrolli ja tõendite osas siis meil on ka olemas automaatne teavituste süsteem, et kui need hakkavad aeguma, siis programm annab sellest märku. Nii, kuid veel oluline siis just koostöös Jesteriga on see lepingu pool. Ehk et te küll saate andmed töötamise registrist, te saate importida palgakokkulepped. Teil on siin tegelikult töötamise registrist tuleb kenasti lepingu tüüp, kuid siin siis on erinevad ja täpselt nii, nagu teil töötamise registris on lisatud, täpselt sellise tüübiga see Merit palka jõuab. Algus on jällegi töötamise registrist. Kui me avame palgakokkuleppe, siis palgakokkuleppes tuleb näiteks tunde ka sealt töötamise registrist, et kui te olete märkinud sinna 0,5 koormust, siis automaatselt siin oleks näiteks 4. Aga teie siis lisate siia kokkulepitud palga või impordite. Ja lisage siis kindlasti ka osakond ja dimensioonid importige eelnevalt sisse, et ei ole vaja siis seadistuste menüüs käsitsi seda teha, vaid saate kohe selle sisse importida. Ja oluline koht nüüd just Jesteri puhul on see kood impordil, et see on see, mis seob ära Jesteri ja selle konkreetse töötaja omavahel. Siia võite panna suvalise numbri siis, et kas või 1, 2, 3, 1000, 1100, 1200, mis iganes süsteemide soovite, aga see siis peab olema numbri kombinatsioon. Ehk siis oluline just, kui me räägime 2 programmi koostööst, on siis lisada Merit palka meiliaadress, lepingul kood impordil ja võiks olla siis osakond palgakokkuleppesse lisatud. Et 3 asja on sellist olulist ja siis saabki töö juba Jesteris jätkuda. Ja ma praegu annaksin sõna tagasi Jaanusele ja pärast räägiksin siis täpsemalt veel töökatkestuste arvestusest Merit palgas. Väga hea, suur tänu. Annika, ole hea, pane mind tagasi host'iks, siis ma saan oma pilti jagada. Ja kui sa tuletad mulle meelde, kuidas see käis, siis ma teen. See on minu pildi peal üle paremas servas 3 punktikest. Hästi. Suur tänu. Nii, ja nüüd ma jagan teile Jesteri esimest ekraani, kui te hakkate Jesterisse sisse logima. Nagu öeldud, saate logida sisse nii telefonist, arvutist. Tavaliselt on sisse logimiseks töötaja enda emaili aadress, võib olla ka isiklik, aga tegelikult saab Jesterisse sisse ka telefoninumbrit kasutades, ehk siis töötaja enda oma. Ja teine võimalus sisse saamiseks on ka näiteks Active Directory, kui teil ettevõttes on see olemas. Esimene lehekülg, kuhu te alati jõuate, on siis töötaja enda ülesannete lehekülg, ehk siis mida on selle töötajale vaja teha. Praegu hetkel me jõudsime Mati esimese leheküljele. Mati on ettevõtte juht ja ka admin. Ma tulin siia sellepärast näidata teile mõningaid seadeid. Ja temal on hetkel 3 ülesannet. Ta peab looma puhkusegraafiku oma osakonnale ja selleks osakonnaks on ladu. Ta peab endale looma ühe puhkusegraafiku, sest tema ise on administratsiooni osakonnas. Ja August on teinud ka ühe puhkuseavaldusi juba. Tundub, et teda kaasatakse reservväelaste õppekogunemisele. Nii et 3 asja, mis tal praegu peaks tegema. Aga ma näitan teile kõigepealt saldosid, kuidas saab saldosid töötajatele juurde lisada. Ja ma ei räägi põhipuhkustest, mis tulevad otse Meritist. Ma näitan teile, kuidas saab lisada töötajatele kollektiivpuhkuse puhkuseid. Ja ma näitan teile, kuidas saab teha siis puhkuse graafikuid, kuidas saab töötajatele seda algatada ja mis on selle loogika.
Vasakul pool alati on kõik moodulid, mis teil on kasutusel. Hetkel me siis räägime peamiselt puudumistest, aga siin ka töötajate taotlused, lähetused, siin on see ettevõtte kalender, mille te pääsete alati ligi ja näete, kuna töötajad on kuskil juba puhkusid märkinud ja kas see on juba kinnitatud. Saab vaadata nädalavaates natuke pikemalt. Siin selles osakonnas palju ei ole, aga võtame siis terve ettevõtte. Siis näete nagu terve ettevõtte kõiki puudumisi, mis on kuhugi sisestatud. Võite seda ka Excelisse võtta, siin üleval on ka Exceli võtmise koht. Siis on kuluarv, sõidupäevikud, ettevõtte juhendid ja igast ülesanded, mis saab töötajatele siis saata. Aga on öeldud, me kõigepealt vaatame puudumisi. Minnes puudumiste moodulist, siis alati avaneb esimesena minu puudumised ehk töötajad saavad teha ise endale puhkuseavaldusi. Aga kuna Mati on admin, siis temal on siit ülevalt avaneb palju rohkem võimalusi. Tema näeb ka oma osakonna puudumisi, ta näeb üle terve ettevõtte kõiki puudumisi, mis on üldse taodeldud kunagi. Ta näeb ka puudumiste graafikut. Tegelikult see on täpselt samasugune graafik, mis ma seal vasakul pool näitasin teile juba. Ta näeb enda puhkusesaldosid, osakonna puhkusesaldosid ja kõiki puhkusesaldosid, mis tähendab, et näeb terve ettevõtte kõiki puhkusesaldosid ja neid ka muuta ja lisada. Ja allpool on võimalus alustada puhkuse graafikut kõikidele töötajatele ja ka kollektiivpuhkusid sisestada. Ma kõigepealt näitan teile puhkuse saldosid, sest ilma puhkuse saldota te ju puhkusele minna ei saa. Ja enamik saldodest siin on tulnud otse läbi integratsiooni. Kui me vaatame, siis ainukene, mis ei tulnud, on Mardi õppepuhkus. Tegelikult meil on võimalik igale töötajale lisada juurde selliseid puhkuseid. Näiteks, kui ma tahan lisada Marile samamoodi ühe puhkuse ja no ütlemegi, et temal on võimalik võtta 3 tervisepäeva, siis ma sain selle temale juurde panna. Nii et nüüd on Maril 3 tervisepäeva saldost, mida ta saab siis kasutada, mis hakatakse järjest nulli lugema, kui ta neid päevi on kasutanud. Kui peaks juhtuma, et seda on vaja muuta, et tal ei ole enam 3 päeva, võib-olla ettevõtte otsustab kõigil on 5 päeva, siis te saate siit seda muuta ja lisada päevi ka juurde. Kui puhkuse saldod on paigas ja teie ettevõttes on kollektiivpuhkus, siis kollektiivpuhkused saab lisada siit. Ja kollektiivpuhkuse eelis Esteris on see, et ta läheb kohe graafikule, kõik näevad seda ja kui hakatakse puhkuse planeerima, siis see on näha, palju meil see päevad jääk ikkagi on. Kui ma praegusel hetkel teen näiteks laoosakonnale, teen kollektiivpuhkuse, siis näed, see on 3 inimest ja kõikidele nendele ma saan lisada siis kollektiivpuhkuse. Meil on kollektiivpuhkus 1. juulist kuni 7. juulini. Ja tegelikult mul on võimalik lisada ka teisi puhkuse liike siia. Nii et ei pea olema põhipuhkus, õppepuhkus, ma arvan, kollektiivpuhkuse alla ei lisaks, aga annab paindlikkuse panna ka teisi puhkuse liike, sest ma tean, mõned ettevõtted teevadki vabu päevi kõikidele töötajatele, siis on võimalik siit ka valida vastav liik ja see ei pea olema põhipuhkus. Hetkel ma lisan kõikidele 7 põhipuhkuse päeva. Nii, ja kui see kollektiivpuhkus on tehtud, siis ta läks kõikidele töötajatele juba ka graafikusse. Ja kui ma tulen siia vaatama kalendrisse ja võtan lahti laoosakonna ka, võtan need maha, siis see puhkus tekib juulikuusse siia kõikidele laotöötajatele. Nüüd tavaliselt hakatakse tegema tavalist puhkuse graafikut ja seda alustatakse siit ja seda alustavad siis adminid erinevatele osakondadele. Ma olen juba ette loonud 2 osakonnale, laole ja administratsioonile puhkuse graafikute ülesanded. Neid on võimalik tühistada, kui on midagi valesti läinud, aga ühele osakonnale ma ei ole loonud ja selleks on finantsosakond. Selle tähtaeg, kuna ära täitma, on 17. ja valinud finantsosakonna ja mis perioodile siis on võimalik seda planeerida 1. jaanuarist kuni
detsembri lõpuni. Kui ma selle ära loon, siis selle osakonna töötajatele läks ülesanne, nii nagu te näete, mis oli ka siin siis Mati ülesannete all. Ja näete, Matil on praegu 2 ülesannet. Palun loo puhkusegraafik oma osakonnale ja palun loo endale puhkusegraafik. Miks ma soovisin teile näidata seda 2 erinevat võimalust, on sellepärast, et mõnedes ettevõtetes ei loo puhkusegraafikuid osakonnale mitte töötajad ise, vaid osakonna juht. Seda on võimalik Esteris seadistada, ehk siis te saate panna osakondade all märke osakonnale külge, näiteks siin lao all siis, tegemist on näiteks siis factory'ga ja sellisel juhul läheb osakonna juhile see ülesanne, nii et tema saab teha tervele osakonnale ise puhkusegraafikud. Siin te näete ka üks work schedule märge, mis tähendab seda, et selle osakonna töötajad kasutavad ka tööaja arvestust ja tööaja arvestus lahendusse luuakse automaatselt siis ka need kasutajad, kui tööaja arvestus lahendus on siia Esterisse integreeritud. Nii, aga ma lähen minu ülesande alla ja vaatan siis neid puhkuse graafikuid korraks. Mugavam on puhkusegraafikut teha siis, kui te võtate selle natuke suuremalt lahti. Siin paremal on ta natukene väike. Ja oma osakonnale puhkusegraafiku tegemiseks teil on võimalik siis valida, mis puhkust tahate planeerida. Näiteks teil on võimalik ka märkida tervisepäevi, või näiteks kui ettevõttel on ka staažipuhkused, te võite need ära planeerida või siis töötajad endale ise planeerida. Et vastavalt sellele, mis te siit valite, seda puhkust te planeerite ja siin kuvatakse samamoodi siis need puhkusepäevad. Siin praegu näeme, et valitud põhipuhkus, töötaja saab saada koos palgaga raha ja Martil on 35 päeva. Meil on 2 Marti siin. Mart Kukeseenel on 28, Mihklil on 40 päeva. Ja kui mina tahan seda puhkusegraafikut märkida, ma näen juba kõiki puhkusi, mis on hetkel siia ära märgitud. Ma näen, Mardil tegelikult üks puhkus on siia pandud. Ja kui võtan nädalavaate, siis ma näen juba natuke pikemas plaanis, kuhu on puhkused pandud. Siin on see kollektiivpuhkus juulikuus, mis ma juba varasemalt paika olen pannud. Nüüd ma võingi märkida puhkuseid ja võin panna näiteks terve nädala kaupa sellest vaatest. Lisan näiteks Mardile siia. Ja teen niimoodi, et ükski puhkus ei kattuks. Võin ka päeva vaates seda, neid vedada ilusti. Niimoodi vean puhkuseid. Ja võin neid alati ka salvestada. Nüüd ma salvestan ära, see tähendab seda, et need puhkused juba tekivad ka teistele nähtavale, aga ma saan neid puhkuse planeerimist siis jätkata ka natukene hiljem. Kui ma võtan kinnita, siis on puhkuse graafik kinnitatud. Ja kinnitatud puhkuse graafik ongi see, mille järgi minnakse siis puhkusele. Esteris on erinevad reeglid. Näiteks, kui ma tahan praegu seda graafikut ära kinnitada, siis ta ütleb, et ei saa, sest üks puhkus saab olema vähemalt 14 päeva ja peaks planeerima 28 päeva. Need reeglid ei ole kohustuslikud, me võime neid maha võtta ja neid ka muuta. Ettevõtted ongi väga erinevad puhkuse graafiku loomise põhimõtted, aga on võimalik erinevad reeglid rakendada. Nii, hetkel siis ma lihtsalt salvestan selle ära ja see ülesanne jääb mulle siia minu postkasti või minu ülesannete alla. Ma login korraks sisse ühe teise töötajalt, kes on tavatöötaja, tal ei ole rohkem õiguseid. Tema nimi on Ants. Ants on tore poiss ja tema on Esteris ka uus kasutada, mõned puhkused juba teinud. Ja talle on tulnud ka ülesanne siis planeerida puhkuse graafik. Ma teen seda läbi Antsu ja saadan ta kinnitamiseks siis tema juhile, kelleks tegelikult on Mati, kelle vaates me ennem olime. Ja kui Ants tuli, tema näeb kohe juba, et kes on kuhu tahtnud planeerida ja ta teab, et ta pole vähemalt üks 14-päevane puhkus ja tal õnneks on võimalik puhata ka päris pikalt siin märtsikuus.
ja nüüd on jäänud 13 päeva. Töötajate saldo oli päris suur, nii et tal on neid päevi juba piisavalt ära kasutatud. Nii et kui praegusel hetkel Ants ära kinnitab, siis see läheb tema juhi kinnitamiseks. Kui ma vaatan kinnita, läheb see puhkusegraafik tema juhile. Ja kui nüüd läheb Ants enda puudumiste alla, siis ta juba näeb neid puhkused, mis siin on tehtud. Ja need ongi need puhkused, mis Ants taotles. Nagu näha, te näete siin ka võimalust puhkusid tühistada ja puhkusid muuta. Need Esteris on võimalik puhkusid ka tühistada. Ja kui peaks vajadus olema, saab neid ka muuta, aga alati muutmine tähendab juhi kinnitust. Nii et kui juht ei ole kinnitust andnud, siis puhkust muuta ei saa. Nüüd läheme tagasi Mati vaatesse, kes on siis ettevõtte juht ja ka Ants Augusti otsene juht. Teen refreshi tema vaates. Näha, et talle tuli ülesanne, palun kinnita puhkuse graafik. Ja ta näeb siis seda graafikut, saab jälle suuremalt lahti võtta. Kui näeb, et 6 päeva on põhipuhkust, ta võib planeerida. Võib-olla tahab ta filtreerida graafikut ja võtta siis üle terve ettevõtte. Ta näeb siis kõiki puhkuseid, mis on terves ettevõttes planeeritud. Need, mis on läbi viirutatud, on need, mis ei ole veel kinnitatud. Kui mina näitan, et suures plaanis peaks olema augusti puhkused korras, siis ma kinnitan need ära ja augusti puhkuse graafik on paigas. See ei tähenda, et teiste oma kinnitatud. Ester saab kinnitada ükshaaval neid, nii et töötaja, kes on oma graafika ära teinud ja see on korras, saate ära kinnitada. Kui puhkuse graafik või puhkuse ülesanne on tulnud juhile kinnitamiseks, selle kohta tuleb ka teavitus e-maili peale ja töötaja saab teid juba e-mailist sellega ära kinnitada. Mitte küll puhkuse graafikud tegelikult, vaid tavapärased puhkused. Näiteks kui töötaja taotles, nagu me nägime, reservajast õppekogunemist, et tal on see tulemas, siis tegelikult on võimalik e-mailist Matil see juba ära kinnitada, nii et ta ei peagi Estrisse tulema, võib selle kohe siit ära kinnitada. Nii, aga mis juhtub, kui töötaja tahab veel võtta ühte teist puhkuseliiki? Kuidas selle võtmine käib? Selleks ma lähen tagasi augusti puhkuste vaatesse ja ma lisan siin puudumise. Ma valin perioodi, kuna ma tahan puhata. Näiteks ma tean, et ma tahaksin puhata detsembri lõpus, 16. 22. Ja ma näen neid päevi, mis mul on saada, siis ma tegelikult näen, et ma kõiki päevi ei saagi kasutada. Ja mul on ainult 6 päeva jäänud, isegi 5,74 ja ma nii palju ei saa kasutada. Ma võtan tegelikult siis natuke lühema puhkuse ja ma teen näiteks 2 päeva endale. Esteris on võimalik kasutada ka reeglid selle puhkuseavalduse tegemisel. Ehk ma näiteks paneksin siin ainult esmaspäevast reedeni, siis ta annaks märku, et peaks kaasama ka nädalavahetuse päevad. Aga 2 päeva praeguse reeglite järgi Ester lubab võtta. Ja kui ma teen see põhipuhkuse taotluse, siis see läheb mu juhile kinnitamiseks jälle. Ja see on juba kohe ka graafikus kõikidele näha. Nii, ja juht saab siis sellega e-mailist ära kinnitada, nii nagu ma ennem ka näitasin. Saab ka saata ülevaatamiseks või lükata tagasi. Aga ma soovitan sellisel juhul ikka jätta kommentaar. Kinnitan ära. Ja nüüd on see puhkuseavaldus tegelikult juba kinnitatud. Ja teile kuvatakse teade, ülesanne on edukalt tehtud. Nii, kui me räägime puhkustest ja mida juhid näevad ja mida juhid teha saavad, siis juhtidel on natuke rohkem võimalusi. Näiteks osakonnajuhid saavad tulla siin puudumiste alla ja võtta oma osakonna puudumiste vaate.
ja nad saavad lisada ka enda töötajatele puhkuseid. Nii et Mati saab tulla siia ja teha ka oma teistele töötajatele puhkusavalduse. Näiteks on teha Augustile puhkusavalduse või näiteks ka August jääb haigeks. Ja kui August jääb nüüd siin 14. haigeks ja ise ei saa endale töövõimetuslehte siin märkida, siis saab teha osakonna juht seda tema eest. Ja mis siis juhtub? Haigusleht, selle kohta läheb, kui töötaja ise teeb, läheb teavitus juhile ja läheb ka ülesanne sellele inimesele, kes selles ettevõttes tegeleb töövõimetustega. Nii et nemad saavad sellega edasi tegeleda, vaadata, kas tegelikult perearst on avanud üldse selle lehe või ei ole. Nii, aga sellel hetkel, kui puhkuse graafik ära kinnitati augustil, siis tegelikult on siin näha ka, et need puhkused on planeeritud staatusega ja 2 nädalat enne nad lähevad siis töötajale kinnitamiseks. Ja kui need puhkused on ära kinnitatud töötaja poolt, siis on nad valmis Meritisse liikuma. Praegusel hetkel on mõned puhkused liikunud juba Meritisse. Ma näitan teile ka kõik puudumiste vaadet, mis siis tõenäoliselt saab teie vaateks ja te näete siin puhkuseid, mis on juba liikunud Meritisse. Ja siin on näidatud ka, et see on saadetud ja see on saadetud. Ja saadetakse ainult kinnitatud staatusega puhkuseid. Nii et need 2 on liikunud, kodukontorit me hetkel Meritisse ei saada. Aga teised ootavad oma õiget aega. Ja siinkohal ma annaksingi sõna tagasi Meritile ja Annika saab siis tutvustada edasi, mis saab nendest 2 puhkusest Meritis. Jagame siis oma ekraani. Ja ma tuletan meelde, et kindlasti küsige küsimusi ka, kui teid midagi huvitab seal Q&A all. Ja lisaks siin põgusalt rääkisime enne talvepuhkusest, et ma oleks hästi tänulik, kui teie ettevõttes on talvepuhkus, et te kirjutate kas siis chati või Q&A alla, et teil on ja kuidas teil see arvestus käib, et kas on niimoodi, et see nädal aega on nagu lisaks, kas see on teie kuidagi põhipuhkuse hulgas, kuidas tasu arvestatakse, kuidas päevi arvestate, et kellel selline talvepuhkus on või mingi muu selline eriline puhkus, staažipuhkus, et siis võib-olla kirjutate. Kui te ei taha kirjutada siia Zoomi, siis te võite kirjutada ka mulle meili peale selle annika@merit.ee, et me hetkel oleme arendamas siis uusi funktsioone. Just tahaksimegi teha kas siis eraldi talvepuhkust või mingeid täiendavaid katkestusi, et siis me saame nagu parema ülevaate, et kuidas leida lahendus, mis siis sobib võimalikult paljudele universaalselt nii-öelda, et nagu me ikka proovime oma lahendusi teha. Aga praegu siis te näete Merit Palga ekraanil töökatkestuste menüüd ja siis jällegi, nagu ma enne ütlesin, et kui midagi on vaja lisada, arvestada, siis see kõik toimub selle menüü esimeses osas. Ehk siis need puhkused ka, mis Esterist siis tulevad, jõuavad siis siia menüüsse. Siin on võimalik neid ka loomulikult ise lisada, aga kui te kasutate 2 programmi koostöös, siis te ei pea ühtegi katkestust ise käsitsi lisama. Ja omast kogemusest ma võin öelda, et see on tõesti hästi mugav, et ma teen kõik sellised kinnitamised ära Esteris, et ükski katkestus ei saa ilma minu teadmata siia liikuda. Ja siin tegelikult on nad kenasti kõik olemas ja ma ei pea enam kuskil käsitsi mingeid kuupäevi taga ajama. Ja siin siis ongi näha need 2 puhkust, mille Jaanus Esteris saatis, õppepuhkus ja üks põhipuhkus. Tasuarvestus või puhkuse rahade arvestus tegelikult toimub siin hästi automaatselt. Ehk et kui see katkestus on lisatud, siis on ka tasu juba arvestatud. Ja võtame näiteks selle Peedu põhipuhkuse lahti.
siis me näeme kenasti siin, millal puhkus algas, millal puhkus lõppes ja siin on siis ka see 6 kuu andmete tabel, mille põhjal tasu arvestatakse. Nüüd Merit palga enda loogika on see, et alati valitakse töötajale soodsam variant, kas siis on soodsam säilitada tema kuutasu või arvestada siis keskmine tasu. Jaanus, sa võid täiendada mind, et kuidas teil on Yesteris tehniliselt lahendatud, et meil tegelikult on võimalik siis teistest tarkvaradest ka öelda, et näiteks arvesta õppepuhkus alati keskmise järgi, arvesta alati nii või naa. Et kuidas see Yesteri poole pealt lahendatud on? Tegelikult standardlahenduses ongi niimoodi, et ta valib töötajale soodsama lahenduse. Aga meil on võimalik integratsioonis öelda, et sellel puhkuse liigil palun kasuta seda metoodikat. Nii et me lähtume ettevõtte vajadustest selles osas. Super, aga võin öelda, et meie kogemuse järgi ikkagi suur osa ehk võib-olla siis isegi 95% kasutavad seda sama metoodikat. Et töötajale soodsam variant alati. No see on selline kindla peale minek, et sa kunagi ei eksi, kui sa nii teed. Aga ma tean, meil on endal kliente, kes tahavad, et kindlasti õppepuhkus oleks keskmise järgi, nagu ta peakski olema. Samas mitte kunagi ei ole vale see, kui arvestada töötajale soodsam variant. Ja nii on. Ehk siis see tasu on siin automaatselt arvestatud. See tasu liigub siit aknast automaatselt tasude arvestus ja tasude arvestus lehele, kuhu liiguvad üldse kokku kõik erinevad tasud, kaasa arvatud siis ka puhkuse tasud. Ja see on tegelikult jagatud siis 2. Programm jagab ära siis selle osa, mis on veebruari osa ja märtsi osa nagu tasu mõttes 2. Ehk et see puhkus, ma näitan korra uuesti, kestis 26. veebruarist 3. märtsini. Ja kui teile, ja ma korraks näitan, et siin on siis see säilitada muutumatu kuutasu. Mis see siis tähendab, et kui me selle tasu jagame nii-öelda 2, siin on siis veebruari tasu ja siin on märtsi tasu, siis see tähendab seda, et veebruari puhul see tasu 215,47 pluss siis tema siis lisan siia töötajate nimejärjestuses, selle järjekorras on paremini aru saada, pluss tema kuupalk kokku annavad selle, mis on tal lepingus kokku lepitud, ehk siis 1111 eurot. Ja kui me läheme märtsi, siis väike osa märtsist pluss märtsis tema kuupalk annavad siis sama, mis on tema palgakokkuleppes kokku lepitud. Et miks need päevatasud siin erinevad on, meilt küsitakse palju lihtsalt sellepärast, et see programm nii-öelda leiab selle summa kõigepealt ja siis ta jagab selle nende päevade arvule, mis sinna kuusse jäävad ja märtsiliselt jäävad nädalavahetuse päevad 2-3. Aga kokkuvõttes on kõik korrektne. Ja siin puhkuse ja töökatkestused menüüs, siia siis jõuavad kõik puhkused, et te võite lisada Yesteris töövõimetused, õppepuhkused, lapsepuhkused, nagu mis iganes variandid ja need kõik jõuavad siia Meritisse. Et talvepuhkusega on tõesti nii, et kui te Jaanusega kokku lepite, nii ta siia Merit palka jõuab, et on erinevad lahendused ja me tahame seda kindlasti ka omalt poolt paremaks teha, mugavamaks. Ehk siis teie tagasiside oleks väga tänuväärt. Nüüd vaatame korra Merit palga poole pealt võib-olla lihtsalt neid erinevaid variante, et mis siis kõik on siia võimalik saata. Et lisaks tavalisele põhipuhkusele ärme unustame siis ka neid, kellel on vähenenud töövõime või kes on alaealine. Et meie klientidel paljudel on nii, et nad on tööl selline kohe 18-aastaseks saav töötaja. Ja siis millegi pärast Merit palk arvestab talle põhipuhkust 35 päeva, siis nad ei saa aru, kus see tuleb. Aga Merit palk saab aru sellest, et senikaua kuni töötaja on alaealine, siis tal on õigus saada
7 päeva pikemat põhipuhkust ja tegelikult, kui ta seda kasutab, just seda pikendatud osa, siis me peame selle eraldi siit valima, et selle üle toimub eraldi reservi arvestus. Lapsepuhkuse all kindlasti kõik erinevad variandid. Isapuhkus ehk siis 30 kalendripäeva, mida isa saab siis ekstra puhata. Emapuhkus on siis jällegi ainult emadele, mis siis ennem oli dekreet, mida te saite läbi arsti, siis nüüd see käib ka läbi Sotsiaalkindlustusameti. Aga arst ütleb teile, mis kuupäevast see on võimalik. Vanemapuhkus on siis see, mis ennem oli, eks ju, lapsehoolduspuhkus, ehk et kui see emapuhkus lõpeb, siis üldjuhul lähevad emad vanemapuhkusele ja siis te saate selle siia märkida. Õppepuhkus, siis hoolduspuhkus on tegelikult täiskasvanute hooldus, selline eraldi. Ja töövõimetuse all on tegelikult üks asi, mida ma tahaks näidata, et siin on töövõimetus lõpetamata, et see integratsioon omavahel vajaks ka natukene parandamist, aga põhimõtteliselt on võimalik näiteks see, et kui nüüd veebruari lõpus, 28. veebruar selgub, et keegi on haige, siis saab lisada töövõimetus lõpetamata ja kui te lähete kunagi märtsi ja see lõpeb, siis saate seesama katkestus jookseb sinna märtsi kaasa ja siis juba saate valida õige valiku ja lõpetada selle lehe ära. Puudumine tööandja loal siis Jaanus ka korra vist rääkis, et see siis on näiteks üks variant, mida kasutada talvepuhkuse puhul. Tööluus, palgata puhkus, aja- ja asendusteenistus ja siis erinevad muud katkestused veel. Aga kui see puhkuse raha on siin kenasti nüüd arvestatud, siis võiksime selle ju ka välja maksta, et üldjuhul töötaja soovib seda saada siis üle eelmisel tööpäeval, kuid Jesteris te panete selle paika või õigemini töötaja ise valib, et kas ta tahab saada seda palgapäeval või ta tahab seda saada siis 2 päeva enne puhkuse algust. Ja ma ütleks meie Meriti kogemuses seda, et tegelikult tahetakse pigem isegi palgaga koos, aga Jester tuletab seda kohe sulle meelde, kui mõni töötaja tahab seda enne puhkust saada. Ehk siis tegelikult sulle tuleb meili peale meeldetuletusega ja siis sa tuled Merit palka ja teed selle väljamakse. Vastasel korral sa lihtsalt arvestad palgapäeval palka ja see tegelikult ei tulegi siia. Aga kui nüüd tulebki sulle see meil, et sa soovid, et töötaja soovib puhkuse raha kätte saada, siis ainus, mida sa pead tegema, pead minema siia menüüsse väljamaksed ja väljamaksed. Ja kui praegu kõik need tasud on siin koos koos siis palkadega, mis lähevad väljamaksmisele palgapäeval, milleks on 1. märts, siis me saame siit nagu filtreerida välja selle, mida me tahame varem maksta. Et selle jaoks on meil siin see nupp uus väljamakse ja siin on siis erinevad filtrid, mida me saame rakendada. Ja üks ongi siis siin töökatkestuste väljamaksed ja siin me saame siis tegelikult paika panna selle, et millist katkestust me soovime välja maksta või kas kõiki näiteks töökatkestusi, mis on arvestatud näiteks töötajale Peedu või me konkreetselt valime, et võt makse välja ainult põhipuhkus. Et siin saab siis ise omad filtrid peale panna, üle ei pea filtreerima, ehk et kui sa tead, et sul on ainult üks põhipuhkus arvestatud, sa ei pea seda töötajat siin valima, aga sa võid. Et lihtsalt selline info ja salvesta. Ja siis programm koostab tänase kuupäevaga töötajale Peedu kenasti ainult puhkusetasu väljamakse. Ja ärge tehke seda ka mitu päeva varem, 6 aega varem, et seda ongi mugav teha siis, kui seda päriselt peab tegema. Täna tuleb e-mail, täna teen selle kähku ära, sest siis ta kohe teeb selle tänase kuupäevaga. Muidugi siin võib seda kuupäeva siis ka muuta, kui te ikkagi tahate ette teha. Ja kui me selle sulgeme, siis tegelikult see summa eralduski siit kogu summast. Ja nüüd saame siis koostada veel maksekorralduse, saata panka ja ongi tehtud.
ma võib-olla täiendan ühte integratsiooni kohta, et kui keegi teeb puhkuseavalduse praegu detsembris ja see kinnitatakse, siis seda me ei saada kohe Meritisse. Me võiksime saata, aga enamasti ma ütleks, et see ei ole väga hea mõte ja seda sellepärast, et tegelikult ju puudub tulevikumaksed. Detsembris te peaksite minema ja Meriti siis üle arvutama need puhkused, pluss need kuud ei ole enamasti avatud. Nii et me saadame standardis umbes 6 päeva, 5-6 päeva enne puhkuse algust, puhkused Jesterist Meritisse. Ja seda võib sellepärast, et kui töötajad tahavad oma puhkust kas tühistada või muuta, et siis see oleks võimalik ja nad saaks selle Esteris ära teha, et me ei koormaks nii-öelda siis Meritit üle igasuguse nii-öelda muutuste ja sellega keegi võiks hakkama neid siis siin toimetama. Nii et Ja kusjuures, jah. jah, et meilt on nagu küsitud seda ka, et kui kuu ei ole, et kas ma pean need kuud siis kõik avama, ei pea, et hästi mugav ongi see, et praegu on avatud, eks ju, veebruar ja need märtsi katkestused ennem ei tule, kui ma selle märtsi tegelikult avan. Ehk et ma avangi alati ise hästi viimasel hetkel, et siis on kõik need muudatused juba tehtud ja siis ma avan selle kuu ja siis nad tulevad kohe sisse. Noh, need, mis on siis nagu juba ootel seal esimestel kuupäevadel. Et jah, et kindlasti ärge avage neid kuid ette, sellepärast, et teil ei ole 6 kuu tasusid, need ei ole õiged, et muidu pärast ja sellepärast Ester nagunii ei saada ka, mis on hea. Et ühesõnaga, me oleme siin väga hästi selle minu meelest paika timminud, et nad tulevad täpselt õigel ajal ja probleeme ei teki. Ja üks asi, mida ma veel tahtsin näidata, on see, et Ester, eks ju, näitab Esteris seda puhkuse saldot, et kui soovite seda üle kontrollida vahel või mis iganes, siis Merit Palgast on 2 aruannet, kus saab seda vaadata. Esiteks puhkuse kohustuste detailne aruanne, mida siis saate töötajate lõikes kontrollida. Teeme näiteks selle sama Peedu. Siis me näeme, et tema kasutamata puhkusepäevade saldo on nüüd 6,42, et te võite siin võtta ka seda aruannet täisarvuni. Ehk et 7 päeva on tal siis puhkust saada ja siin siis on näha ka ära, palju tal on üldse need saadud puhkused, et selline hästi detailne aruanne. Ja kui te koostate... Lisaks ühe asja siia, et kui me vaatame neid puhkuse saldosid, siis siin kohas saab teid võtta seisuga ka aasta lõppu ehk siis 31.12.2024 ma võin seda saldot vaadata ja Esteriga võrreldes Ester näitab aasta lõpu seisu, sest töötajad ju planeerivad oma puhkusegraafikut aasta nii-öelda lõpuni ehk siis 1 aasta lõikes ja sellepärast me toomegi Meritist ära selle aasta lõpu saldo, et me saame seda, me kuvame teile ka aasta lõpu saldot ja me näitame teile ka Esteris neid päevi, mida töötaja on ära planeerinud ehk töötaja siis tal on praegu, Peedul on 30 päeva siin. Aga kui ta on oma puhkusgraafiku ära teinud, see on ära kinnitatud ja ta on kõik 30 päeva ära kasutanud, siis me töötajale kuvame 0 ehk töötaja enam puhkust nii-öelda võtta ei tohiks. Ja kui tahate võrrelda, siis kõikide puudumiste alla on selleks eraldi veerg, mis on otse see Meriti saldo aasta lõpu seisuga. Saate seda siis nii-öelda võrrelda. Ja kusjuures ongi Esteris palju parem töötajal jälgida seda saldot ka, sest sa üldjuhul mõtledki terve aasta, et palju ma veel võiksin puhata. Muidugi kurb on see, et see ei ole veel puhanud ja siis sul juba näitab 0 seal, aga see selleks. Ja kui siis tahate nagu üldist aruannet, seda siis saab tõesti võtta, ehk et ma kujutan ette, täna võetakse seda, eks ju, eelmise aasta detsembri seisuga, siis lähetegi arvestuskuusse detsember ja võtate siit selle üldise puhkuse kohustuse aruande. Et siin siis saate koostada puhkuse reservi kandeid raamatupidamisse, mis siis tuleb ikkagi ise teha, aga siit saate siis need summad kätte, mille põhjal seda kannet teha. Nii. Ja ma korra näitan veel paar aruannet seoses katkestustega ka, et on töökatkestuste aruanne siin.
Lähen võib-olla sinna veebruarisse tagasi, on mugavam. Et needsamad puhkused, mis siis on lisatud, on kenasti siin toodud, et siit ma vahel ise teatud aruannete jaoks võtan näiteks töövõimetusi välja, vaatan mitu tööpäeva töötajad kokku olid töövõimetusel. Siin saate siis üldse Excelisse võtta ise filtreerida ja sorteerida. Ja eraldi on meil siis see lisapuhkuste aruanne. Siin hetkel kahjuks ei ole, ma ei tea, kas mõni eelmine aasta ei ole praegu andmeid. Et siit saate jah, et teatud siis puhkused, kellel on siis vähenenud töövõimega isik näiteks, et need puhkuserahad saate te ju riigilt tagasi küsida, siis siit saab selle aruande põhjal mugavalt eesti.ee-s selle aruande esitada ja selle raha tagasi saada. Aga ma arvan, et omalt poolt ma olen teinud Merit palga osas ülevaate, mis puudutab töökatkestusi. Ja kui kellelgi nüüd on äkki küsimusi või Jaanus, sa tahad veel midagi täiendada, siis... Ma võib-olla vastaks mõnedele küsimustele kohe jooksvalt ära. Esiteks, ma võin öelda, et Merit on meile ühes asjas väga suureks eeskujuks ja see on klienditeenindus. Ma arvan, et te kõik teate Meriti klientidena, kes te siin olete, et Meritil on väga hea klienditeenindus. Ja meie samamoodi Esteris oma klienditeenindust arendame sellisena, et oleks väga kiire, et saaks oma küsimuste kiiresti vastused ja võimalikult mugavalt. Ja teine asi on Esteri onboarding, millest ma tahaksin rääkida. Me aitame teid algusest lõpuni, et teil ei kulu selleks üldse palju aega. Kui tahate võtta kasutusele Esteri puudumist või mõne muu teise mooduli, siis me toetame teid läbi kogu selle protsessi, et saaks teile võimalikult lihtne ja arusaadav. Ja samamoodi koolitame teie töötajaid. Nii et kogu see töövoog, see protsess on tehtud teie jaoks võimalikult lihtsalt ja lihtsaks. Ehk siis need inimesed, kes tunnevad, et kuu alguses on väga kiire, siis meie oleme teie jaoks ja me aitame teile kuu algust teha lihtsamaks. Nii et andke endast märku. Üks küsimus, mis alati kerkib, on seotud Esteri hinnastamisega. Meie kodulehel need hinnakirjad täitsa olemas, aga üldine põhimõte on see, et me võtame arvesse töötajate arvu, kes Esterit kasutavad ja kõik, kes Esteris on, kellele saab puhkuse planeerida või mingid muud moodulid kasutada, on Esteri kasutajad. Ja me võtame ka arvesse siis moodulit ja kasutajaid. Nii et võtke meiega ühendust, me saame siis sellest täpsemalt rääkida ning me saame teha ka teile täpsemad demod ja tutvustused, mis siis teie ettevõtte eripärasid arvesse võtavad. Kõik ettevõtted on natukene erinevad ja seda me võtame alati arvesse. Nii, aga minu poolt suur tänu teile ja suhtleme. Hoiame siis sidet ja kui küsimusi on, andke märku. Aitäh ka minu poolt ja aitäh Jaanus ja Annika põhjaliku ülevaate eest. Aitäh teile. Nägemist. Taega.